tere! Nüüd siis roherikkus. Ma ei tea. Viies vist oli atmosfääritähekirjaks. Olen praegu õues. Varesed lendavad, raaksuvad, sääsed söövad. On juunikuu, juuni algus 2019. Juuni esimesed päevad. Koolitunnid on lõppenud hiljuti. Kool on lõppenud uurimist 80. tulekul. Uurimist on peaaegu valmis. Nii. Parandust. Ja on selline, et olen õues. Päike paistab veel. Just on kollane toimub. Taevas täiesti sinine. Taevas on kõrge vahel. Üht pilve pole näha. Kõrge lahkond. Õhurõpp. Siis kõrge. Suuremast väiksem. Suuremast. See on suurem, meetri. Kõrgemast läheb madalaks. Pealegi läheb kõrgemaks, kõrgemast väiksemaks. Pildi ei saa tehtud olla. Need pildid on mitte lõiust. Need suurust. Kõrgrõhk on muutub alati, madal rõhk on. Lausa peab see atmosfäär siis järjest helbavad. Tegelikult vahetab nüüd blogi. leoardi.blogi.blogspot.com. Seal on ka kirjas, kuidas see täpselt käib. Seal on see materjal täpselt kirjas. Toda võite vaadata. On piisavalt soe, et saab käia õues särgi ja lühikeste püstavad. Stuvits läheb ja niimoodi siis käib soojamahk, aga kui soojem, siis soojamahk tõuseb ülesse. On vaja väiksem. See kuivemahk. Soojamahk on kuivemahk alati, kuivem tõuseb. Soojamahk tõuseb üles, kuivem märjem ja niiskem läheb alla. Märjemahk tõuseb niiskem, külmemahk läheb alla. See niiskus ka siis tõmbab selle ütleb kaasa ja see aurustus tõuseb ülesse. Siis tekivad pilved, sellised tavalised lambapilved. Ehk siis need mis nad nüüd olid? Rõngpilved. Mitte rõngpilved. Rõngpilved on need sajupilved. Need pole vist väga oluline. Siis palju uurida hiljem. Praegu on õues, praegu me saa seda teha. Kihtpilved on need, mis on kihtidena selliselt üksteise otsa laotud kihtidena sellised jutid nagu kiupilved on samasugused jutid, aga ei ole kihtidena jaotatud, vaid on nagu väikesed ribad ainult. No sellest on raske aru saada, kumb on. Aga jah.
pilved jaotatakse 4 grupiks. Väikeste veetilkadega tekivad pilved. Järelikult vett ei ole eriti. Või siis jääkristallid. Tõusvad õhuvoolud tekitavad pilved. Praegu on soojem ja niiskem õhk tõuseb ülesse, tõustes jaheneb kraad 100 meetri kohta. Ja temperatuur on piisavalt, siis vesi kondenseerub, aur kondenseerub veeks, tilkadeks, siis tekib pilv ja kui see vett tekib, saab pilve liiga palju. Pilv muutub küllastunuks veest. Pilv on täielikult täietud veega, siis tuleb sadu. Siis tuleb vihmasadu. Või siis kihtpilvid tekivad, kui õhumasside erinevus on selline. Õhurõhkude erinevus ja tekivad kihtpilved. Õhud kõrgem ülespoole, madalam allapoole. Suurem, kõrgem, madalam, väike. Siis tekivad troposfääris ehk siis kõrgel õhumassides. Atmosfääri kõige kõrgemas kihis tekivad pilved, aga liiguvad erinevatesse kihtidesse tegelikult. Need pilved on erineva kõrgused, need kiht ja kiudpilved on kõrgemal kui rõnkpilved. Rõnkpilved on need, mis sajab. Rõnkpilved. Jälle võib sadada ka kui kihtpilved jagatakse veel. Pilved, kaalarengu kõrgpilved jagatakse ja tänapäeval jagatakse need pilved veel omakorda alaliikideks. Jah. Nii. Oskused erinevad. Närvisüsteem ajub põllu energia. Litosfäär on maa sisemus. Pedosfäär ehk mullastik ja mullakoostis ja sellised asjad. Hüdrosfäär on veestik ja veesed ja siis on atmosfäär. Õhk-gaaside segu koosneb lämmastikust 78%, hapnikust 21% ja teistest gaasidest. Ja lisaks gaasidele veel veeaur, tolm, muud osakesed, sool, tahked osad, igasugused. Atmosfäär on jagatud 4 stratosfäär, stratosfäär, mesosfäär, termosfäär. Termosfäär on see kõige kõrgem, lõpeb kosmosega kusagil. Siis niimoodi troposfääris kõige madal. Termosfäär, kõige alumine atmosfääri kiht, kus paikneb valdav osa õhkkonna massist ja meie ise oleme ka seal.
enamik pilved on ka seal, kõik kõrgemad pilved lähevad vaid ülemistesse sfääridesse. Temperatuur 80% paikneb seal. Temperatuur langeb keskmiselt 6 kraadi kilomeetri kohta. Kõik peamised ilmastikunähtused, pilved ja sademed tekivad seal, õhk liigub ja seguneb seal, ilm ja kliima kujunevad seal, tõusvad õhuvoolud võivad kerkida troposfääri ülepi. Stratosfäär ulatub ligi 50 kilomeetri kõrguseni ja moodustab umbes 20% atmosfääri massist. Temperatuur hakkab kõrgus kasvades tõusma. Põhjuseks on osoonikiht, mis neelab täielikult päikest tulev ultraviolettkiirgus, mis on väga hea, sest ta selle neelab. Siis ei saa meie seda pihta. Ja tagajärjel õhk soojeneb. Ja, aga osa päikesevalgust peegeldub juba atmosfääris erinevate asjade vahel ära. Näiteks veepiiskadega. Osa peegeldub, osa jõuab maapinnani ja imendub siia sisse. Neeldub ja osa purkab maapinnast tagasi atmosfääri ja seal jääb jälle niimoodi põrkama ja jääb niimoodi või neeldub seal. Sealt võib põrgata tagasi maapinnal ja niimoodi. Või osa paneb siia maapinnal ja põrkab tagasi välja. Ja osa põrkab atmosfäärist välja. Sest seda võib ka juhtuda. Kui on sellise kõrgus mesosfääris osooni pole 50–85 kilomeetri kõrguses. Temperatuur langeb kõrgus kasvades kiiresti, õhk on sellise kõrgusel juba üsna -100 kraadi. Termosfääris hakkab temperatuur uuesti kasvama. Õhumolekul sellise kõrgusel on juba nii vähe, et nende suure kineetilise energia tõttu temperatuur tõuseb +100 kraadi. Kiirgusbilanss ehk siis kiirguse maale jõudva ja välja mineva kiirguse, neelduva ja välja mineva kiirguse vahe siis. Maapinnast neeldunud ja maapinnast lahkunud kiirgusvoogude vahe, täpselt nii tervikuna oma kiirgusbilanssi tasakaalus. See tähendab, et kogu juurdetähe või lahkuv kiirgushulk on võrdsed piirkondi ja kiirgusbilansid erinevad. Ja paravveestu soojenemise suures ülekaalus polaaralal toimub tugev jahtumine. Põhja- ja lõunapoolis on jahtumine ja ekvaatori lähistel on soojenemine. Kuni sinna 15 keskele kuhugi veel. Ehk see päikest 100% maale, 48% kiirgus jõuab päikest maale on 100% ja 48% siis kiirgusest niildub pinnases ja muutub soojuskiirguseks. 3% niildub pilvedes, 8% niildub atmosfääris, 69% lahkub soojuskiirguseni. Ehk siis enamik sealt atmosfäärist pilvedes neeldub kiirgust ja soojuskiirgus, aga neeldumik pilvedes atmosfääris läheb ka juurde, ehk siis kokkuvõttes on see 21 miinus 21 58 on siis ainult niisama. 27% peegeldub õhust ja pilvedest, 4% peegeldub maapinnalt, 31% peegeldub tagasi pinnast, neeldub kiirgust maapinnast, pilvedest ja pinnast peegeldub kiirgust. Ehk siis